aga reaalsus on see, et nad jäävad sinna alles ja kui see nüüd hakkab kasvama, siis kohe on kas see, et see klient nokib selle ise see puruks, eks ole. Või teine variant on see, et kuna su šabloon on nagu küünelplaadist nii-öelda allpool, mõistad, on ju, et see rand sinna tekib, siis tegelikult see materjal, mis siia küüne peale satub, on nagu oluliselt õhem ja see tähendab seda, et kui see küüs hakkab kasvama, siis see materjal siin nagu justkui nagu küüned otstest vaadates on paksud, on ju, aga nagu tegelikult materjal on peale õhuke. Paksud randid tekivad seetõttu, et sa nagu paigaldad šablooni liiga sirgelt, vaata tihtipeale, mis ma nagu ajas ära õppisin, hästi palju koolitustel ka näen, on see, et tihti tõmmatakse vaata 2 sõrme vahele, eks ole, võtad selle šablooni kätte ja sa tõmbad selle hästi nagu sirgu, aga jälle seesama see C-kaar on ju, et sa pead tegelikult ju rullima, vaata selle hästi kindlasti paljud olete videodest erinevatest mingitest Insta, YouTube'i videodest näinud, nad ikkagi nagu vaata teevad siukse, rullivad selle nagu nii-öelda selle C-kaares on ikkagi sisse, aga hästi, vot see on üks sagedasemaid vigu, mida ma näen, on see, et tõmmatakse plaks sirgu ja siis kui sa lähed, sa ei saa, sest küüs on ju otse vaatest siuke U-kujuline ja sa paned selle sirgema, siis kohe on randid paksud all.